Tere, mina olen Margus. Tänases videos käsitleme uue kombimeetri, 3D kombimeetri ja uue raadioekraanide tutvustust, mis hakkab olema alates 2023 kõikidel uutel Toyotadel. Alustame 3D kombimeetri ekraanist. Siin on siis valikute tegemine roolilt vasakul. See ümmargune nupp, kus on siis üles-alla parem vasak valik ning keskel on OK valik. Kombimeetril siis on võimalik luua 3 erinevat siis personaliseeritud vaadet. Ühesõnaga erinevatel vaadetel saad siis panna oma info, mida sa soovid siit näha. Keskel siis olles või OK-nupu peal olles siis sa saad siseneda menüüsse, kus siis keskel algul algab siis võimalus üles-alla liikumine, kus näed ära siis, mida sa soovid jätta keskele vaateks. Ja keskel on ka valikud settings, kust alt siis sa saad kõike neid radarid seadistada, kellade valgustust seadistada ja enamasti on meil siis uue autoga loovutamisel ikkagi need kõik radarid juba paika pandud, mis meil on siis soovitused ja mida me soovitame siis ka välja lülitada. Keelevalik on samamoodi siis settingute alt, et ühesõnaga kui otsite ja soovite inglise keelest muud valikut, siis sealt saab. Ning mis on oluline, on siis meter settings. Sellel autol või sellel siis ühesõnaga ekraanil on hästi palju valikud. Ühesõnaga saad tüüpi stiili valida, eks ju, siin erinevaid tüüpe on 3 valikut, milliseid kellasid sa näed, kas sa näed 3 ümmargust siin, keskel ainult ühte või ainult keskel siis numbrilist kiirust, eks ju. Siis stiili puhul on ka palju valikuid, ühesõnaga casual, smart, tough või sporti ehk sport, eks ju, et isiklikult mina fännan smart vaadet, ühesõnaga niisugust intelligentset vaadet. Jällegi kliendid on erinevaid moodi on võimalik siis seadistada. Kindlasti on võimalik ka siis tahomeetrit valida, siis kas sa soovid pöördeid näha autol või mitte, eks ju. Isiklikult soovitan jätta hübriidvaate, eks siis, et seal on näha siis need 4 ala, eks pidurdamisel siis charging, ühesõnaga laadimisala, Eco 1, Eco 2 ja Power, eks, et sellega siis on kõige lihtsam õppida tundma siis hübriidsõidukit, juhul kui on hübriid, eks ju, ja kindlasti siis näeb ära siis paremini, siis mis hetkel siis mootorid vahetusid, selle läks elektri peale ja nii edasi. Aga nüüd edasi minnes, juhul kui nüüd OK-nupul on all vajutatud, siis saab valida keskele soovitud info, siis vasakule liikudes siis saab vasaku kellaosa infot valida. Juhul, kui siin ei ole mingid valikud, mida te soovite näha, siis on ühe korra veel võimalik vasakule minna. Seal siis üles-alla valikutena on siis linnukeste panemine, et mis infot sa sooviksid veel siis siia valikutes lisada, et seda näha. Ja samamoodi kehtib siis ka paremale liikudes, paremale siis kellade osas, et mis vaadet sa soovid ja juhul, kui mingit vaadet ei ole, siis liigud veel korra paremale, kus siis saad linnutada, mis infot siis sinna valikutesse veel soovid. Püsikiirushoid ja siis ühesõnaga distantsi vahe mina enamasti olen jätnud keskele, vasakul olen jätnud siis keskmise kütusekulu info ja paremale poole olen siis jätnud hübriidi siis pildi, kus on näha siis aku laetavus, mis mootorid mingil hetkel töötavad ja millal siis toimub reaalselt laadimine. Raadioekraaniga on siis see, et uutel ekraanidel esimene valik, mis kliendid uude autosse istuvad, on keelevalik. Ühesõnaga, eesti keel kahjuks ei ole, aga paned siis English ja ühesõnaga inglise keel. Järgmisena küsib ta siis, et kas sa soovid oma telefoni autoga ära linkida või ühildada. Selleks siis on vaja võtta lahti telefon. Kindlasti on oluline, et telefonis oleks olemas juba siis tõmmatud Minu Toyota ehk Mighty äpp. Sinna oleks tehtud juba konto ja äpiga saab sisse logida. Äpi siis näiteks meil on täna näidistelefoniks on siis Android telefon, Playpoes siis saab selle äpi leida, paned otsingusse MYT eestikeelsed tähed või siis jah, Y on siis Y, eks, ja paned otsi. Esimene valik, mis tekib, ongi siis Mighty by Toyota, selle siis laete endale alla ilusti, sisenete sinna, kui on meeles ka parool, siis saab parooliga ilusti sinna siseneda ja tuleb vaade ette, kus on siis sinu tellitud autod, või siis sinul olemasolevad juba autod. Enamasti siis tuleb valida see minu tellitud auto või kui ei ole seda seal, siis paned lihtsalt plussiga lisaauto garaaži alt ja esimene, mis linkimise alt tuleb raadio pealt, on siis QR code. Siin on siis telefonil valikud 2, kas sa sisestad auto VIN-koodiga või siis QR koodiga. Mina hetkel siis saan QR koodi kasutada ja panen pildi peale ja näete, kohe hakkab siis ka registreerimine peale.
Siin on siis pisut vaja oodata, et ta kõik need sammud teeks ära. Kindlasti, et see kõik nüüd telefon, auto hakkaks tööle, on oluline see, et sealt siis need digiteenused aktiveerida. Seal on siis aktiveeritud valik või siis veel aktiveerimist ootavad valikud. Et sealt alt on enamasti 2 siis valikut, mis on vaja aktiveerida, kindlasti need nõusolekud anda, sest ilma selleta reaalselt ei ühildu ära ja näiteks siis uue Toyota Corolla Crossi puhul ei saa kasutada ka siis distantskäivitus, uksed kinni lahti võimalust valikut. Juhul, kui nüüd olete sisse ära läinud, telefon on ühildatud, kindlasti eraldi veel on mõistlik teha ka siis Bluetooth ühildus, siis toimetab veel paremini ühildamine või ühildus auto ja telefoni vahel. Ning siis sealt edasi saate hakata tegema siis ka raadio enda valikuid, ühesõnaga koostama oma siis raadiote listi, mis sul lemmikud on. Raadiolisti puhul siis uue ekraani puhul on kindlasti see, et siit alt siis ühesõnaga saad siis ise valida oma lemmikud, südame pead panema aktiivseks, ühesõnaga punaseks, siis ta tekib teile siis lemmikute alla ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga siis, kui on kõik asjad juba lemmikraadiode asjad paika pandud, siis siin üleval ääres paremal pool on niisugune 3 täppi, kuhu peale valides siis saad sound ehk heli sättida. See heli siis kas kõlarid mängivad taga rohkem ees, paremale, vasakule ja siis heli iseenesest, eks ju, et neid saab siit. Ja juhul, kui sa soovid nüüd sättida ka seda, et kas ta vastavalt kiirusele ka valjeneks, siis peab minema hammasratta peale ja siit alt võtma sound ja meedia, eks ju. Ja siit ülevalt on siis automatic sound levelizer ja medium. Isiklikult soovitan panna medium, et ta siis reguleerib siuke normaalselt ühesõnaga, et piisavalt. Siis kui telefon on ühildatud, tekib siia originaal navi, sest läbi pilve töötav navigatsioon, mis on originaalina kaasas, eks ju. See nüüd on kliendi enda otsustada, kumba või mida ta soovib täpsemalt kasutada, eks ju. Kas siis seda originaal läbi pilve tulevat navigatsiooni või siis oma telefonis olevaid siis Google Maps, WhatsAppi ja nii edasi. Et enamasti siis inimesed kasutavad WhatsAppi sellepärast, et seal näitab vastavalt siis liiklejate siis märgitud infot juurde veel ja palju rohkem on infot. Telefoni alt siis saad valida ja ühildada ära siis ka Bluetoothi kaudu. Auto info all on siis jällegi seesama energiamonitori pilt, kus siis näeb aku laetavust, mis mootorid mingil hetkel töötavad ja millal toimub laadimine, eks ju. Trip info all on siis minutiliselt tulbab palju võttis kütus, saad vaadata ja history all on siis mingi distantsi peale, näiteks Tallinn-Tartu, Tartus enne väljasuretamist vaatad siis palju kütusekulu oli. Kõike saab nullida, kõike saab uuesti sättida ja nii edasi, eks ju. Personaalset infot saate siit valida, Bluetoothi alt siis saate ise lisada uut telefoni juhul, kui soovi on, üldseadete alt siis veel lisaks kell, keel, kõiki neid valikuid teha. Display alt siis jällegi reguleerida heledust, kontraste, enamasti on siis alati paigas kõik ja Vehicle Customize on üks oluline koht veel, kus sa saad siis reguleerida uste siis lukustust. Vastavalt siis mudelile on seal siis ka see, et vastavalt kiirusel, kui sõidad 20 km või kiiremini, lähevad ise automaatselt uksed kinni, eks ju. Ja kui paned parki peale, mina isiklikult soovitan alati valida selle, et kui parki paned, siis lähevad kõik auto uksed siis automaatselt lahti. Siis lõpupoole siis kindlasti juhin tähelepanu sellele, et kuna nüüd kogu see uus süsteem on läbi pilve, siis siin all on software updates. Aeg-ajalt võiks ikkagi seda siis vaadata, juhul kui ta pakub uut siis software'i, siis kindlasti see alla laadida, siis seda paremini toimetab siis ka raadio, kui ka need läbi pilve olevad siis navigatsioonisüsteemid ja nii edasi, nii edasi. Vahepeal on siis toimunud niimoodi telefonis, et telefon näitab, et auto on juba enam-vähem ühildatud. Siin üleval on ühe märgi peal kriips peal, see tähendab seda, et teie auto veel ei ole lõplikult ühildatud. See tähendab seda, et te peate siia valima digiteenused, vaatad, kas on aktiveeritud all kõik juba tulnud või siis vaatad saadavad all, mis ei ole aktiveeritud, ühesõnaga hetkel näitab, et nutiteenused ei ole aktiveeritud, siis aktiveerime need ka. Linnukesed panime juba ära ja vajutame jällegi aktiveeri. Siis ta pakub, et jätka rakenduse kasutamist, jah, loomulikult, ja siis las ta siis vaikselt toimetab.
Uute autode puhul siis enamasti tuleb juba juurde niisugused funktsioonid, nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis auto käivitamine, siis on niisugune ventilaatori märk. Ventilaatori märgi üleval on siis kütuse tase, näitab protsendiliselt palju teil kütust on alles paagis. Siis paremal pool on läbisõit üleval, näitab hetke reaalselt siis kilometraaži või läbisõitu, mis teil odomeeter näitab ja all on siis uksed lukku lahti siis võimalus. Ühesõnaga, te saate põhimõtteliselt läbi Toyota äpi uksi kinni lahti teha. Auto hakkab teile märku või äpp hakkab teile märku andma, kui auto uksed on jäänud kogemata lahti. Siis käivitamise puhul vajutate selle ventilaatori nupu peale, sealt tuleb siis valikud ette teile minutid. Näiteks vaatadki, jood hommiku kohvi 10 minutit umbes läheb, eks ju, valitsid 10 minutit, tegelikult on valikus veel 15 ja 20 minutit. Skerid alla poole, seal alla tuleb siis meil, mida sa soovid veel lisaks auto käivitamisele käivitada või tööle panna, näiteks, et koemekummi soojendus läheks tööle, roolisoojendus läheks tööle, istmete soojendus või siis tagaklaasi soojendus. Teete need kõik valikud ära ja siis panedki käivita auto. Lähed välja, paned kinni, jood kohvi lõpuni, lähed auto juurde ja juhul, kui sa lähed auto juurde varem kui nüüd valitud minutit, siis auto kindlasti ukse avamisel sureb korraks välja, see on okei. Juhul, kui sa lähed peale seda, siis auto on juba välja surnud siis, või välja surnud nagu seisma jäänud, siis saadki lihtsalt istuda autosse, auto käima panna, näed, et sul auto on juba soe, aknad on puhtad näiteks ja sõita. Selleks, et nüüd telefonis ühildada siis Android auto, Android telefonil siis raadioga, siis kindlasti jätke meelde, et peab olema ühildatud siis ka läbi Bluetoothi. Kui Bluetoothi osa on tegemata, siis see tähendab seda, et Android ei ühildu ära, ei näita Android autot. Ja kindlasti jätke meelde, et selleks, et Androidi ühildada, siis täna veel on siis vaja kasutada juhtmeid, ühesõnaga USB pistikust. Mõned Androidid siis ka töötavad läbi õhu. Aga kui olete ühildanud ära, Android auto töötab, siis siia üles tekib lisaikoon, kuhu peale siia üles ümmarguse märgi peale vajutades saad ise valida neid valikuid, mis su telefonis on. Hetkel siis antud telefon pakub meile Google Mapsi, Spotify'd ja neid osasid, et neid saab kõiki kasutada. Kindlasti soovitan tõmmata ära ka Vase äppi, et siis saab ka kuvada Vase äppi pildi siia raadioekraanile. Tagasiminekuks siis ühesõnaga peab vajutama Toyota, siis te lähete tagasi tavaekraani peale, mis on siis teie koduvaade siis. Ja saate kasutada edasi raadiot. Juhul, kui tekkis lisaküsimusi ekraanide seadistamisel või telefoni auto ühildamisel, kindlasti siis andke oma müüjale siis teade või siis tulge Toyota esindusest Tammsaare järvelt läbi, aitame teid siis antud teemadega.